Tere kõigile, siin on TIA Aesthetic Project ning siis tänases videos ma räägin teile natuke lahti sellest, kuidas ma praegusel hetkel treenin. Ehk siis räägin teile oma treeningi jaotusest ja täpsemalt, miks ma üldse treenin sellise jaotusega. Kui me lähme täitsa selle treeningi jaotuse juurde, siis võib-olla on tähtis rääkida sellest, et mis on üldse minu treeningutega seotud eesmärgid hetkel. Mul ei ole hetkel mitte ühtegi otseselt spordiga seotud eesmärki, ma ei taha minna lähiaastatel kindlasti võistlema. Seega ma pigem ütleksin enda kohta, et ma olen hetkel tervisesportlane põhimõtteliselt. Ehk siis ma ikkagi tahan areneda aastate lõikes, et ma kindlasti ei käi jõusaalis selleks, et lihtsalt teha mingi kriips kuskil, et nüüd on käidud, vaid ikkagi ma tahan taotleda arengut, aga seda arengut ma tahan näidata aastate lõikes, ehk siis mu suur eesmärk on kindlasti olla nüüd 2019 parem, kui ma olen praegusel hetkel. Ehk siis kui ma saadki treeninud nüüd 5, 6, 7 aastat treenid jõusaalis, siis sa ei saa hakata nagu mõtlema kuude kaupa enam, vaid sa pigem hakkad mõtlema nagu aastates juba. Üks eesmärk on jõuda iga nädal trenni vähemalt 4 korda. Ehk siis ongi viimased võib-olla 1,5 kuud, kui ma olen treening peale treeningpausi, siis number 1 on see, et ma jõuaksin 4 korda trenni. Ma ei taha teha vähem, aga viimasel ajal ma ei taha ka teha rohkem, sest ma tunnen, et 4 on selline optimaalne arv, kus ma saan tegeleda selliste eluliste asjadega trenni kõrvalt edukalt ja samas nagu taodelda sellist väikest arengut ka, mitte väikest arengut, aga sellist mõistlikku arengut. Kuna ma olen eelnevalt harjunud treenima üsna selliste suurte mahtudega, ehk siis mul on keha jaotatud kas 3 või 4, see tähendab seda, et ühes trennis ma näiteks olen eelnevalt treeninud ainult selga. Nüüd selle 4 trenni jooksul, mis ma nädalas teen, ma tahan oma keha läbi treenida 2 korda. Seega ma pean oma seda treeningi jaotust hästi kokku tooma. Põhimõtteliselt, mis mu selline split või jaotus ongi see, et ma ühes trennis siis treenin läbi pool keha. See ei ole täiesti selline klassikaline upper ja lower, vaid esimesel päeval on mul siis alakeha, jalad, mul on õlad ja käed ning siis ülakehapäev on siis ainult rind ja selg. Et iga inimene teab, millised on tema nõrkused. Minu peamised nõrkused on just ülakehas. Seega rind, selg ja õlad on sellised asjad, mida ma tahaksin aastate lõikes nagu paremaks saada. Nüüd, kui me alustame selle esimese päevaga, kus mul on siis jalad, õlad ja käed, eks alati alustan ma trenni jalgadest. Üldine maht jalgadel on mul kuskil selline 8 kuni 12 seeria vahele jääb. Tavaliselt ma teen 3 harjutust. Alati üks harjutus on minu põhiharjutus, see on mingi kükkiv liigutus, olgu see jalapress, olgu see tavaline kükk, hakkkükk. Siis seal ma tahan aja jooksul näidata ka sellist korralikku arengut, eks ma lähen nagu võimalikult kõrgeks raskustega. Kindlasti teen ka mingeid väljaaste variatsioone, ükskõik milliseid, ja siis isoleerivaid liigutusi jala tagaosale. Et kuna mu reied on üsna tugevad, siis pigem ma keskendungi sellele, et mu jalgade üldine jõud kükkides suureneks ja samuti, et mul siis jala tagaosa tuhar ja need asjad areneksid paremini. Eks 4 ei ole nagu prioriteet hetkel. Ehk siis jah, kokkuvõttes jalgadele 3 harjutust, kuskil 8-12 seeriat. Nüüd lähme liigume edasi õlgade juurde. Siis õlgade juures ma teen 2 kuni 3 harjutust, olenevalt sellest, et mis päeval ma õla tagaosa treenin. Et vahest ma ei treeni ka õla tagaosa siin sellel alakeha päeval nii-öelda. Õlgadele kindlasti üks põhiharjutus on ükskõik mis surumised. Kas sa surud lihtsalt OHP-d, surud kangiga, hantlitega, ükskõik. Mina viimasel ajal armastan siis Smith-masinal suruda, kuna see on selline hästi, kõikidest surumistest on selline kõige ohutum võib nii öelda. Eks ma tunnetan oma õlga palju paremini kui mõnikord hantlite või OHP-ga ja ma pigem saan seda kõike ise kontrollida, et ma siis hitin oma lihast, mitte et ma ei tee seda kõike kuidagi mingi jõu või numbrite peale. Ehk siis põhiliselt ma teen seda tunnetuse pärast. Nüüd teine harjutus, mis on mul alati treeningkavas sees, on kõrvaletõsted. Kõrvaletõsted jällegi saab teha mitut erinevat moodi, et viimasel ajal ma olen kõige meelsamini teinud siis kaabliga kõrvaletõstet ühe käega.
mis ma nüüd jalad, õlad, käed päeval teen kõige vähem, on käed. Ehk siis käed on selline asi, mille ma nagu selle aasta sees keskendun väga vähe. Ehk siis kõik areng, mis mul võiks tulla läbi käte, on pigem läbi baasharjutuste, kus ma lihtsalt raskused suurenevad surumistes ajapikku. Et kätele ma teen selliseid isoleerivaid harjutusi ja ma teen üks biitsepsile, üks triitsepsile. Ehk siis vaatan ise kas 3 või 4 seeriat kummagi. Lihtsalt tunnetuse peale, vahest üritan natukene raskeid raskuseid ka proovida, vahest teen hästi kõrgeid kordused, täiesti sihuke kaootiline. Ehk siis kätele ma otseselt ei keskendu, et see on lihtsalt selline kõrvaline harjutus, mis toetab teisi selliseid baasliigutusi. Nüüd teine päev on nii-öelda ülakeha päev, kus mul on rind ja selg. Kunagi paar aastat tagasi, kui ma igapäevatööd tegin treenerina, siis selline upper-lower split oli sihuke asi, mida ma oma klientidele nagu panin kavasse väga tihti. Küll aga ma lasin neil teha niimoodi, et üks päev on jalad ja käed ja teine päev on siis rind, selg ja õlad. Aga ma arvan, et rind ja selg on sellised minu jaoks kõige tähtsamad asjad, mida ma pean arendama aja jooksul. Seega ma olen need 2 tükki pannud ühte trenni ja mul ongi põhimõtteliselt fookus on õlgadel, rinnal ja seljal, nagu ma enne ütlesin. Nüüd siin rinna ja selja päeval olen ma igas selliseid erinevaid asju proovinud. Üks asi, väga suur muutus, mida võib-olla mõnes trennis rakendan, on see, et ma ei tee kõigepealt rinnale 3 harjutust ja siis lähen selja juurde, vaid ma teen neid korda mööda. Eks kõigepealt üks harjutus rinda, üks harjutus selga, üks harjutus rinda, üks harjutus selga. Nüüd sellel on plussid ja miinused. Kõige suurem pluss on selle juures see, et need raskused, mida ma saan oma harjutust kasutada, on võib-olla suuremad, kui ma muidu teeksin järjest need rinnaharjutused ära. Lihtsalt sellepärast, et teie lihased saavad vahepeal ju puhata ja läbi selle nad on värskemad, aga see on ka miinus, sest et tegelikult teie nüüd rind peale seda, kui te teete ühe seljaharjutuse vahele, saab nii-öelda maha jahtuda ja võib-olla see intensiivsuse mõttes ei ole kõige mõistlikum asi, mida teha. Et see on sihuke nii ja naa, et ma pean ise aru saama aja jooksul, et kumb variant mulle paremini sobib. Nüüd rinnal täpselt sama põhimõtted. Mul on alati üks selline põhiline surumisliigutus, olgu see siis kaldpink, olgu horisontaalpink, kus ma tahan nüüd kuude jooksul oma jõudu suuremaks saada. Seega ma kasutan seal pigem madalaid korduseid ja võimalikult suuri raskuseid. Sihuke põhiharjutus, kus ma lihtsalt tahan aastate jooksul võib-olla saada kuskil seal 10 kilo juurde raskutes. Alati isoleerivas liigutus ma panen siis raskused veidi madalamaks, teen kõrgemaid korduseid. See on lihtsalt selline, et ma võiksin teha ka seal kuskil 8-6 vahel, aga isoleerivas harjutus ma leian, et mõistlik on pigem rakendada selliseid kõrgemaid korduseid. Nüüd, kui me jõuame selja juurde, siis selg on selline kõige mahulisem. Et seljale ma üritan alati teha korduseid ja seeriaid rohkem, kui ma teen näiteks rinnale, jalgade, õlgadele. Selg lihtsalt on lihasgrupina üldse, ta on nagu väga keeruline, ta on väga suur lihasgrupp, see on palju erinevaid selliseid nüansse, kõiki nurki, mida te võiksite rakendada oma treeningusse. Seega seljale ma teen siis 3-4 harjutust, igas harjutuses vähemalt 4 seeriat. Selja puhul ainuke märksõna, mis ma nagu aastatega lihtsalt oma treeningusse rakendanud, on see, et ei tasu lihtsalt teha seal 4-5 korduseid, kui te ei tunneta oma seljalihaseid. Ehk siis te hakkate rebima käte igas muude asjadega, ehk siis te ei treeni otseselt selga. Seega number 1 on hea tehnika ja number 2 on see, et kõik need tõmbed oleksid mitmekesised, ehk siis erineva nurga alt, erineva haardega. Lihtsalt hoidke see seljatreening mitmekesine ja samamoodi seljal peab olema mingid harjutused, kus te lihtsalt teete asju ka jõu peale. Ehk siis näiteks mulle meeldib Smith-masinal rowse teha niimoodi, et ma teen üsna selliseid madalaid korduseid, kuskil 6-8, 8, hakkab vähel juba murdumas. Ja see, mis treeningkava te teete, mis treeningkava on teile kõige mõistlikum, mis aitab teil kõige paremini lihast kasvatada, see ei sõltu treeningkavast, vaid see sõltub teie elustiilist, mitu korda nädalas te saate trenni teha ja üldse, kui palju saate trennida, kui pikalt, kui palju. Te peate lihtsalt arvestama seda oma elustiili, oma elutingimusi selleks, et omale treeningkava teha. Mina tean praegu, ehk ma ei jõua üle 4 korra nädalas trenni, seega mul ei ole mõtet seda splitti nii laiaks
panna, eks, et mul oleks ainult näiteks rinnapäev, ainult seljapäev, et siis ma põhimõtteliselt treenin nädalas korra mingi lihasgrupi läbi ja ma leian, et minu jaoks on seda liiga vähe. Eks kui tulevad ajad, kus ma saan hakata trennis käima 5, 6, 7 korda, siis ma kindlasti lükkan selle veits rohkem laiemaks, eks kas mul on push-pull legs või siis oma lemmiksplit, kus mul on keha tehtud 4. Üks küsimus veel, et inimestega, kes ei ole võib-olla nii, kuidas ma ütlen, et on võib-olla inimesed, kes ei ole nii nagu treenimetoodikaga tuttavad, ei ole igapäevaselt sellised treenijad. See on alati küsimus, et mitu korda nädalas ma pean tegema trenni selleks, et areneda. Et see on nagu väga hea küsimus. Ise ma arvan, et nagu ma enne ütlesin, ma arvan, et minu jaoks on 4 trenni nädalas selline, kus ma veel saan taodelda sellist arengut. Nüüd ma arvan, et 2 trenni nädalas on mõistlik siis, kui teil tõesti ei ole üldse aega trenni teha, aga te tahate oma lihasmassi säilitada, oma jõudu säilitada. 3 on võib-olla selline number, kus te targalt treenides saate ka ikkagi aastate jooksul areneda. Kindlasti inimesed, kes ei ole seda spordiala väga kaua teinud, on näiteks alla aasta teinud, võib-olla kuni 2 aastat, et kui te teete 3 trenni nädalas, teil on veel võimalus ikkagi areneda seal. Siis lihtsalt te peate jälgima seda, et ikkagi raskused ja kõik struktuur nagu tõuseks aja jooksul. See on jah, ma usun väga hea diskussiooni koht, et palju keegi arvab, et sa pead trenni tegema nädalas, et üldse kuskil areneda. Nii, mina tänan teid vaatamast. Üldiselt jagage oma mõtteid, mis teil on selle video osas, kuidas teie treenite, mis te arvate sellest, kui palju peab inimene treenima selleks, et üldse areneda. Ja kohtume teiega juba järgmises videos. Tšau!